kunagi töötasin ma selles kirikus kirikuteenrina. Veel pühapäeval, kui ma olin armulaua asju kokku panemas, juhtus selline lugu. Ma kuulsin koputust. Ma ei viitsinud minna avama, lootsin, et Jumal saadab koputajale muud tegevust õige pea, kuid koputamine ei lakanud. Koputati ja ma läksin aknast piiluma, kes see koputab. Ja siis ma tardusin, sest ukse taga seisis Rootsi kuningas koos tolleaegse peapiiskopi Kuno Pajulaga. Ma sattusin mingisugusesse hardasse kangestusse ja ma ei teinudki seda ust lahti. Ja nüüd ma elan selle teadmisega, et ma ei lasknud kuningat kirikusse.